samamoodi nagu maaki, koguti ka kivisütt ilma suurema vaevata peaaegu maapinnalt. Kõigepealt murti maak väikesteks tükkideks ja puhastati prahist. Siis asetati kivisüsi ja maak vahelduvate kihtidena hunnikusse, nagu teeb söepõletaja puudega. Sel viisil pidi süsi lõõtsast tuleva õhutoimel muutuma süsihappegaasiks, siis süsinik alahapendiks, mille ülesandeks on taandada magnetrauamaak, see tähendab kõrvaldada sealt hapnik. Nõnda kirjeldatakse rauamaagi taandamist ehk redutseerimist. Jules Verne'i 1874. aastal ilmunud seiklusromaanis Saladuslik saar. Saladuslik saar on teos, mis võimaldab suurepäraselt kirjanduse ja teiste loodusteaduste lõimitud käsitlemise. Kirjandustunnis romaani käsitledes võiks alustada ehk autori tutvustusega. Verne kui kirjanik, kes on kirjutanud arvukalt huvitavaid raamatuid, mida küll kõike tänapäeva ainekavas muidugi enam ei loeta, aga mis pakuvad siiski huvitavaid käsitlusvõimalusi ja võib-olla leidub ka õpilasi, kes on nende teemadega tutvunud iseseisvalt. Lisaks seosed Ameerika kodusõjaga, sest kolonistid ju põgenesidki Ameerika kodusõja eest, ehk siis miks nad üldse selle õhupalliga teele läksid, kuidas nad sinna rändasid, mismoodi neist kolonistid said. Ja muidugi arvukalt selliseid sotsiaalseid teemasid, inimene kui sotsiaalne olend, inimese hakkama saamine üksikul saarel, mida on selleks vaja, seosed teiste Robinsonaadidega, mida võib-olla on loetud, Robinson Crusoe, Kärbeste jumal, kas inimene saab üksikul saarel hakkama, mida selle jaoks üleüldse vaja on, siis Ayrtoni lugu, kes oli ju samuti jäetud üksikule saarele karistuseks oma kuriteo eest, kuivõrd temast kujunes selline metsistunud olend, kes ei suutnud enam inimmaailmas hakkama saada ja kes ainult tänu kolonistidele sai uuesti tagasi inimliku moe ja näo. Ja muidugi kapten Nemo lugu, mis siis kirjeldab ühe inimese nii-öelda vabatahtlikku väljatõugatust inimkonnast, tema enda suhtumine endasse, teiste suhtumine endasse ja kuidas ühest kurjategijast võib saada mõnes teises kontekstis heategija. Kapten Nemo heitis uuesti diivanile ja silmitses küünarnukile toetudes enda ees istuvat inseneri. Kas te teate ka mu endist nime, mu härra, küsis ta. Tean küll, vastas Cyrus Smith, nagu ma tean ka selle imetlusväärse veealuse laeva nime. Nautilus, küsis kapten pooleldi naeratades. Just, Nautilus. Aga kas te teate ka, kes ma olen? Jah, ma tean ka seda. Pealkirjaga 80 000 kilomeetrit mere all on ilmunud raamat, mis sisaldab teie eluloo. Ainult mõne kuu minu eluloost, mu härra, vastas kapten elavalt. See on tõsi, tähendas Cyrus Smith, aga isegi need vähesed kuud teie ebaharilikust elust on teinud teid juba tuntuks. Kui suure kurjategija, eks ole, vastas kapten Nemo, kelle huulile ilmus kõrg naeratus. Ja kui mässaja, kelle inimkond on võib-olla endast välja tõuganud. Insener ei vastanud. Miks te ei vasta, mu härra? Pole minu asi kohut mõista kapten Nemo üle, vastas Cyrus Smith, vähemalt mitte ta mineviku üle. Tunnen niisama vähe, nagu kõik teisedki selle iseäraliku eluviisi tõukejõude ja ma ei või otsustada tagajärgede üle, kui ma ei tunne põhjusi. Tean vaid seda, et alates meie saabumisest Lincolni saarele on üks heategev käsi meid pidevalt kaitsnud, et me kõik võlgneme oma elu heale, suuremeelsele ja võimsale inimesele ning et see võimas, suuremeelne ja hea inimene olete teie. Kapten Nemo. Jah, see olen mina, vastas kapten lihtsalt. Siit avaneb suurepärane võimalus kirjandustunnis arutleda selle üle, mismoodi inimene kujuneb, missugused tegurid teda mõjutavad, missugused tegurid sunnivad inimest hakkama kurjategijaks, kuidas maailm näeb kurjategijad, kuidas inimene ise ennast tunnetab ja kuidas ühe silmis kurjategija on võib-olla teise silmis heategija. Ehk siis erinevad teod erinevas kontekstis annavadki meile selleks arutlemiseks aluse. Ja lisaks annab teos siis ammendamatu võimaluse siduda kõikvõimalike muude igasuguste ainetega, loodusainetega, millest siis Martin jätkuvalt räägib, jah? Lisaks raua tootmisele võimaldab teos käsitleda ka mitmete teiste põhikooliõpingutest tuttavate ainete, omadusi, saamisreaktsioone ja kasutusvõimalusi. Näiteks kirjeldatakse põhjalikumalt teoses seda, kuidas on võimalik valmistada väävelhapet ja lämmastikhapet, missuguseid tooraineid on selleks tarvis, mis muundumised leiavad aset nende ainete saamisel ning kuidas on neid aineid võimalik kasutada. Ühtlasi selgitatakse ka seda, kuidas kolonistid valmistasid
nitroglütseriini ja püroksüliini või lubimürti ja küünlaid või pesemisvahendeid. Et romaani käsitlemise eesmärk pole mitte konkreetsete tehnoloogiate äraõppimine, vaid pigem funktsionaalse lugemisoskuse arendamine ning loetava materjali seostamine olemasolevate teadmistega, siis on mõistlik käsitlemisel kasutada õpetaja koostatud suunavaid küsimusi ja ülesandeid. See võimaldab muidugi lahata ka selliseid muundumisi ja aineid, mis on ehk põhikooli õpingutes natukene võõramad. Muidugi on võimalik seostada seiklusromaani Saladuslik saar sisu ka teiste reaal- ja loodusteadustega. Geograafia õpingutega haakub väga hästi see, kuidas määratakse saare koordinaadid. Matemaatika õpingutega aga näiteks graniitmüüri kõrguse mõõtmine, kasutades selleks ritva ja toetudes teadmisele, et sarnaste kolmnurkade vastavad küljed on võrdelised. Ja bioloogia õpingutega haakub tihedalt muidugi saare rikkalik loodus. Ehk siis, kui me nüüd loeksime kokku kõik need ained, mida on võimalik lõimida selle ühe teose käigus, siis nagu te näete, see nimekiri saab olema tegelikult väga pikk ja kaasates siis nii humanitaaraineid kui reaalaineid kui loodusaineid ja selles mõttes on ta üsna hea allikas igasuguse sellise, huvitava lõimingutöö sidumiseks. Ühe sellise huvitava lisamõõtme annab kindlasti teoses kasutatud nimede etümoloogia ja sellesse süvenemine. Ehk siis, miks nimetasid saared või saare elanikud selle saare just nimelt Lincolni saareks, miks oli neil Granti, mis iganes ta oli, Granti järv, Franklini mägi, aga ka Punaoja, Glütseriini oja, ehk siis ütleme sidumine jällegi taas erinevate ajalooliste sündmuste või isikutega, erinevate ütleme siis keemiaobjektide või kõikide nende nähtustega on selles mõttes jällegi taas selline huvitav lisaülesanne, mis annab siit välja võtta, või siis ka näiteks see, miks nimetasid saare elanikud ennast kolonistideks, mitte merehädalisteks, miks oli nende jaoks nii oluline selle vahel siis vahet teha. Ehk siis jällegi taas ütleme siis selline väga suur ja ammendamatu võimalus, lisavõimalus siduda erinevate arutlusteemadega siis selle samas teosest võetud teemasid ja käsitlusi. Ja kui nüüd rääkida sellest, kuidas selle teose käsitlemisega võiks toimetada, siis kindlasti mõistlik oleks muidugi see, et alustada ikkagi kirjandustundides, kui õpilased loevad läbi tervikteose. Teos on üsna mahukas, eks iga õpetaja peab muidugi otsustama, kas ta annab lastele seda lugeda tervikuna või mitte. Aga kui lugeda tervikteos, siis kindlasti eelnevalt võiks siis käsitleda just nimelt seda tausta ja ütleme siis neid sisuelemente siis kirjanduse tunnis ja sealt üle minna siis jällegi taas keemiatundides siis ütleme siis teosest juba tuttavate igasuguste keemiliste reaktsioonide kirjeldamisele ja kõigele sellele muule. Saladuslik saar ei ole lihtsalt seiklusromaan, vaid seda võib pidada sellise žanri nagu romaan scientifique esindajaks. See tähendab seda, et teose süžee on hoogne, aga see on küllastatud väga erinevate põigetega reaal- ja loodusteaduste valdkonda. Mis on siis selle eesmärk? Selle eesmärk ei ole mitte kindlasti rikastada seda romaani üksikute ekskurssidega, vaid tegelikult õpetada reaal- ja loodusteadusi sellises haaravas romaani vormis. Ja mis võiks olla parem võimalus lõimidagi kirjandust ja loodusteadusi.